Et nüüd muuseumi juhataja Kadri teeb väga sellise õpetliku ja hariva nopp, et kuidas see meedias on rehve reklaamitud ja mida sellest kõike järeldada ja arvata. Eks? Jah. Parafraseerides selle aasta ilmselt kõige kuulsamat lauset, kus on sellel pildil lehm, võiks küsida, kus oli sellel pildil rehv. Tegu on siis 1995. aasta Pirelli firma reklaamiga ja videos nägite jooksmas toonast maailma kõige kiiremat inimest, Carl Lewist, mitmekordselt olümpiamängude võitjat ka. Miks ma valisin siia jutu algusesse Pirelli? Sellepärast, et nemad on käsitlenud läbi aastakümned rehvi reklaami kui kunsti. Minu järgnev jutt ei põhinegi sellistel uuringutel. Minu arvates ajaloo hästi oluline osa on emotsioon. Ehk siis jutt pigem emotsioonidest ja sellest, kuidas on rehvist läbi 100 aasta räägitud. Mitte sellest, millest koosneb rehv või mis on rehvi sees. Pirellist muide tahan ma veel rääkida. Aga nüüd siis sellest, et kui me vaatame sajandi tagusesse aega, Esimene maailmasõda on läbi ja on tekkinud selline esimene majandustõus. Teadupärast esimene auto ostubuum oli Eestis 1910, aga vaatame korraks maailma. Mis on märksõnaks ühiskonnas? Kiirus, lõbu, pidu, naised. Mis on märksõnadeks rehvi reklaamides? Kiirus, kvaliteet, suured koormused, vastupidavus. Kui te vaatate neid reklaame, mis teile siin nüüd ette jooksevad, siis te näete, et nad on suhteliselt paljusõnalised. Ehk et reklaam seletab, mis asi on rehv. Kui me hüppame korraks tänasesse päeva, siis me keegi ei pea rääkima sellest, mis asi on Huawei telefon, sest me kõik seda teame. Aga 100 aastat tagasi, kui oli alles autoajastu algus, pidi seletama, mis asi on rehv. Seetõttu ajakirjanduses olidki reklaamid suhteliselt pikad ja põhjalikult. Et tuletan meelde, et kino algusest on juba paarkümmend aastat möödas, raadio on just tulnud ja esimene raadioreklaam jõuab eetrisse aastal 1928. Nagu öeldud, reklaamid on hästi tekstimahukad, aga nad ei räägi mitte ainult rehvist. Nad räägivad ka sellest, et ole hea ja eelista omamaist. Nõnda tuli näiteks Dunlop välja siis 30. alguses oma reklaamiga ja kirjeldas, miks on tema rehv oluline just inglastele. Mis siis toimus samal ajal Eestis? Teadupärast aasta 1928 oli see hetk, kui Eestis sõiduautode arv ületas esimest korda 1000. Ja üleüldse siis masinate arv 1600 ja ilmuma hakkas eestikeelne ajakiri Auto.
no me võime vaadata ja rääkida sellest autoajakirjast. Muide, kui te lugenud ei ole, siis püüdke kätte saada, need on tõeliselt ägedad ajakirjad ja võib päris julgelt öelda, et autoajakiri oli kunagine suunamudija ja kirjeldas nii autode hingeelu ja autostumist nii Eestis kui väga palju ka välismaailmas ja eriti USA-s. Nii et 20-ndatel, 30-ndatel tõeline suunamudija ja siia kõrvale, et eks autoajakirjanikel oli hästi palju tööd ka, sest näiteks 30. aastal oli Eestis juba üle 30 erineva automargi ja kõik nad ju vajasid endale alla rehve ka. Tuli teine maailmasõda, mis juhtus aga pärast teist maailmasõda. Mõtleme jälle taaskord siis sellele ühiskondlikule hetkele, majandushetkele, pärast teist maailmasõda, majanduslangus, vaesus oli vaja, justkui reklaamitegijatel ei olnudki nagu millestki rääkida, sest ei olnud ju mille eest midagi osta ja reklaamitegijad mõtlesid välja ühe kavala nipi. Parim asi, mis müüb, on tulevik. Ja nii ilmusidki reklaamidesse hoopis teistsugused siis tekstid, hoopis teistsugused teemad, näiteks perekond. Ja loomulik on see, et pärast teist maailmasõda, räägime nüüd juba 20 aastat ka pärast teist maailmasõda, oli auto iga inimese siis unistuste teostumine. Loomulikult ei saa me rääkida sellest, mis Nõukogude Liidus toimus. 50-ndad, majanduse tõus, tootmistsüklid lühenesid, järelikult kaupa tekkis rohkem, järelikult oli mida müüa. Hüppame reklaamidesse või reklaamindusse. Reklaamindus oli tõeline majandusharu ja ka ülikoolides hakati õpetama siis reklaamiasjandust, mis oli Nõukogude Liidus. No, kui vaadata neid pilte, siis tundub, et Nõukogude Liidus oli väga hästi. Tundub, et Nõukogude Liidus rännati ja mitte ainult siis liiduvabariikides, vaid ka märksa kaugemale ja rännakute ajal oli lusti küll ja enamgi veel. Küsisin meie peavarahoidja Rain Rikase käest, et autoreklaame on tõesti päris palju, aga rehvireklaame ju kohe üldse ei ole. Ja nii nagu me kõik teame, et tegelikult ka auto ostmine oli tõeline siis kadalipu läbimine ja ka autosid sai ju ainult tänu lubadele, siis rehve, nagu ütleb Rain, rehve ei olnud ju kusagil saada, seetõttu ei olnud ka mida reklaamida. Meie pere esimene auto oli see päris nõukaaja viimasest otsast pärit ja või ütleme, et uue aja päris algusest. Rehv oli ikka täiesti sile. Mustrit seal peal ei olnud. Aga üks teema, mis rehvidega ja mitte ainult rehvidega, vaid reklaamiga üleüldse kaasas käib, on siis naised. Vaatame jälle hetkeks pilgu siis ajalukku, on 20 aastad. Esimesed rehvireklaamid jõudsidki ajakirjandusse, ütleme seal 1915, 1920, mis olid naistega koos. Mis hetk oli? 1920, kui USAs ja Kanadas said naised siis valimisõiguse ja hakati kultiveerima justkui seda naiste rolli, et neil on nagu sõnaõigus, aga samas rehvireklaamides oli kohe näha, et naine on pigem maskuliinse, tugeva, jõuka mehe lisavidin autos. Ja ka rehvireklaamides oli naine habras, siin on näha, et milline ta on, aga siiski oli ta lihtsalt vidin, tugeva ja mõjuka mehe kõrval. Kusjuures üllatav on see, et näiteks rehvireklaamid USA-s ilmusid 20. aastatel naiste ajakirjadesse. Et just kui naine oleks saanud siis mõjutada rehvi ostmist, aga tegemist oli pigem sellega, et naine
näed, õieti see, et mees sa saad endale naise koos autoga. Et see oli pigem selline natuke vimkaga ja vindiga reklaam. Kuna võib öelda, et naised ja rehv päris ogaraks läks see olukord 70. aastatel. Ja seda siis erinevatel rehviturgudel. Mehed küll ütlevad nii, et ostmise otsus tehakse läbi selle, mida sa näed, ja et näha oleks palju ja näha oleks võimalikult paljast. Aga mis siis meil? Kuidas naised ja rehv siis suhestuvad? See on nüüd reklaam, mis on aastast 2002. Ja see on Eesti üks kõige kõmulisemaid reklaame ja see on Eesti kõige esimene topless reklaam, mis oli siis Pääskülas tee ääres ja mis siis tuletas meestele meelde, et mine turvaliselt koju, käi rehvi kontorist läbi, aga hoia pilk teel. Ja see on päris palju kõmu tekitanud ja vaidlusi toona ka aastal 2002 ajakirjanduses vaidlusi tekitanud reklaam ja sõna võttis isegi toonane Nõmme linnaosavanem, sest et see reklaam oli Nõmme linnaosas, Urmas Paet, kes ütles, et kui see reklaam on esteetiline, siis ta võiks sinna jääda, aga et kui ta esteetiline ei ole ja pilk ikkagi teelt ära läheb, et siis tuleks see maha võtta. Tegelikult oli see ühes teises kohas Tallinnas veel, aga varsti ta võeti maha. Nüüd lihtsalt ma toon teile ühe kole reklaami tänasest päevast, kus on ka üldiselt ilusaks peetud mees peal. Miks ma ütlen, et see on kole reklaam? See ütleb seda, et see on tänase päeva reklaam, et rehve ostab üks jõmm ja Eestis ilmuv reklaam on poolenisti inglisekeelne, mind see lihtsalt torkas. Aga läheme edasi ja tegelikult ei räägita rehvidest ju ainult rehvide kontekstis. Et siin vast kõige rohkem kultuuri ja elu laiemalt on mõjutanud siis Michelin. Teadupärast siis aastal 1889 loodud firma, mis siis täna tegutseb juba enam kui 170 riigis ja seesama Michelini mehikene oli algselt siis nii-öelda rehvidest ehitatud kolemees, paksmees, kes siis esimest korda oli väljas ka Lyoni siis majandusnäitusel ja tänaseks on ta siis kujunenud selleks. Aga miks ma ütlen, et see on mõjutanud enamat kui ainult rehve. Et teadupärast me kõik või paljud meist räägivad siis sellest, et olen paks kui Michelini mehike. Ehk et see kujund on jõudnud meie igapäeva kõnepruuki ja kui vaadata täna siis perefoorumeid, ma spetsiaalselt lõin perefoorumitesse sisse selle Michelini mehikese, siis ma sain päris palju vasteid. Aga veelgi olulisem on aastast 1900 siis Michelini firma esimene siis väljaanne, mis räägib siis sellest, et kuhu minna sööma ja arvestage, et sellel hetkel Prantsusmaal see ilmus, oli tol hetkel ainult 3000 autot, aga seda jagati välja 35 000, seda esimest tasuta siis väljaannet ja tänaseks on siis me ju kõik teame, et Michelini tärniga restoran on väga hea restoran, aga välja on ta kasvanud siit. Aga nüüd jõuame taaskord siis selle reklaami ja kunsti juurde. Et Pirelli on omaette bränd ja on aastaid siis lähenenud reklaamile kui kunstile. Need, kes on näinud filmi Basic Instinct, teavad, millest ma räägin. Tol hetkel oli valmis saanud, see on siis aastast 1992, just film Basic Instinct, kus säras Sharon Stone ja väga sensuaalne naine ja see toodi Pirelli rehvi reklaami. Ma ei näita teile seda videot, sellepärast, et YouTube'is on see liiga kehva kvaliteediga,
kvaliteediga, ka vaadake ja tore tuua jälle paralleel tänasesse päeva, siis Maanteeameti ohutuse reklaami nimi on täna või sõnum on täna, kui juhid, siis juhi, nõnda nagu aastal 1992 Pirelli oma. Nüüd veel üks Pirelli reklaamidest, mis on tekitanud hästi palju kõmu. Oleme jälle aastast 1995. Kuidas on võimalik, et maailma kõige tugevam, võimsam, kiirem mees kannab äkki punaseid kontsakingi? Ehk et see maskuliinsus versus sensuaalsus, mis oli pandud siis ühte patta ja mis vihastas hästi palju feministe, ent seda on tänaseks vaadanud siis miljonid inimesed. Ja sarnane oli siis reklaam siis toonase maailma kõige kiirema naisega, Marie-José Perekiga ja story tegelikult on see sama, minul on ainult plakat, aga lugu on selline, et siis naisjooksja ei jookse enam mitte New Yorgis, vaid ta jookseb siis tulise laava eest ja seljas on tal siis rehvides turvis ja jalad all on siis rehvid. 2018 Pirelli siis palus ka tõlgendada, et mis võiks olla nende see sõnum. Ahah, läheb juba järgmine. Hästi, see on kõige õudsam reklaam. Pange silmad kinni, kes ei kannata. Nii, siis Jaapani firma Autoway otsustas siis rääkida sellest, et ükskõik kui jubedatel teedel sa sõidad, sul peavad all olema rehvid, mis su kindlasti hädast välja aitavad. Ja nii nagu kõik reklaami algusest ju lugesite, on seal siis esmalt jutt, et olge ettevaatlikud, kui te olete nõrganärvilised, siis ärge seda videot vaadake. Kas nüüd tänu sellele või mitte, aga see on üks internetis enim vaadatud rehvireklaame üleüldse. Ja paljudes kohtades on ta ka ära keelatud. Ehk siis jälle uus lähenemine siis sellele, kuidas presenteerida rehvi. Päris jube, aga ma olen seda 10 kordi vaadanud, et on põnev ka. Ja nüüd väike sissejuhatus meie pealelõunasesse aega. Et jutt on siis sellest, et kuhu võiks minna rehvi tulevik ja kuhu võiks minna edasi siis nii-öelda rehvi reklaam. Meie tänase päeva teises pooles me räägime muu hulgas ka tarkadest rehvidest. Me räägime rehvidest, mille sees ei ole õhku ja mille nii-öelda leiutamisega täna tegeletakse üle maailma erinevates kohtades. Ja mina tahan teile näidata ainult ühte reklaami Bridgestonesilt. Miks ma valisin selle reklaami välja? Väga karge, väga lakooniline, väga pilku püüdev ja täpselt see, millest siis kella 1, Andres, kella 1 me ka edasi räägime. See oli nüüd selline rehvide vihinal läbi 100 aasta reklaami läbitormamine ja Andres, kas me nüüd läheme lõunapausile? Sellise emotsionaalse ja siin oli ka kindlasti sükst virgestavat vaatamist enne lõunapausi, et võib-olla praegu Zoomis küsimusi ei ole, et meil on nüüd ongi ette nähtud lõuna kuni kella 1, et prooviks kella 9 kõik siin tagasi olla, et siis need inimesed, kes meid Zoomis jälgivad, teavad ka nagu arvestada
ja meil on siis, saate Kadrile muljeid ja küsimusi võib-olla lõunalauas esitada, et siis kõigile esinejatele ja registreeritud kohalviibijatele on lõuna ette nähtud meil üle tee, siis teemajas või sellises kohas nimega Silla tuba, et meie töötajad, kolleegid, kõiki, kes muuseumit nii hästi tunne, juhatavad sinna ja siis proovime tõesti kell 1 tagasi olla, jah. Kohtume kell 1.